Kalevipoeg on ilmutanud ennast pilteeposes. Tänaseks on ilmunud 2 raamatut ja 3. tulekul. Kunstnikke on mängus esialgu 3. Esimese osa joonistas Toom Tragel, teise Jevgenia Tuudin ja 3. teeb Ats Nukki. Pilt on realistlik, joonistuse detailid ajastud ruud. Tuge annavad arheoloogilised leiud. Seda pilteepose üritust veab obiarheoloog Raul Anjan. Kui me räägime Kalevipojast ja sellest eeposest, siis on selge, et me ei räägi tegelikult ühest isikust. Ja seal on selgelt tunda, et tegelikult läbi raamatu käib väga palju erinevaid ajastuid läbi. Kui me kas või näiteks esimest raamatut joonistasime, siis juba saad aru, kus on nagu Kreutzwald juurde pandud, mis on vanemad värsid. Et näiteks me jõudsime episoodini, et me tahtsime esimese raamatu panna kõik siis 6.–8. sajand. Ja siis tuli järsku moment, kus siis Linda tallab hälli. Aga kui me räägime vanast ajast, siis olid tegemist niisugused kibuhallid, mis olid rippudes ja sai kõigutada. Aga ütleme, need jalatsiga hällid, need tulid alles kuskil 18. sajand. Et niisugused vasturääkimisi tuleb ja sellepärast me oleme, nagu me ei pane kindlasse piiri. Ja kui me nüüd lähme Walter Langi teooria järgi, et kus see sõna Kalev üldse tuli, siis tema nagu pani selle, et hakkas, pronksisepad, umbes seal circa 3000 natuke peale aastat tagasi, siis see veelgi tõmbab selle meil perioodi nagu laiemaks. Meie pilk on jah selline, et me proovime igasuguseid seoseid leida, proovime panna natuke ajaloo õngu juurde ja see ongi nagu huvitav, et vaatame, kuhu me sellega nagu jõuame siis. Tegelikult raamat on ju pooleks, on eesti keel ja on võru kiil, et kus see võru kiil sinna tuli koos Kreutzwaldi Võru muuseumiga või? Kindlasti seesama Kreutzwaldi muuseum oli algul, kes meid väga palju aitas, et see asi üldse saaks liikuma. Võru keel on meil pigem nagu sellepärast, et võru keel on siin Eesti mandril ka üks vanimaid keeli. See on meil lõunakeel ja põhjakeel. Selleks me võtsimegi aluseks nagu 2 põhikeelt, mis on Eesti pinnasel olnud ja võru keel on üks vanimaid ja sellepärast ka siis 2-keelsus selline. Et kes tahab ette kujutada, et võib olla, kuidas Kalevipoeg rääkis tegelikult, lugegu võru keeles. Huvitav, kelle nägu on Kalevipoeg, see meie tüvitekstide nimetu kangelane? Eestlane, Eesti mees. Raske öelda, püüab ennast leida. Või üldse Kalevipoja lugu on siiski nagu, kuidas öelda siis, kasvamine ja jõudmine mingisugusesse etappi, et kui esimeses raamatus räägiti siis pigem nagu Kalevipoja noorusest, tema perekonnast, kõigest muust, siis teises raamatus räägitakse tema nii-öelda teismehelise east, ütleme niimoodi. Ja siis võiks öelda, et selles 3. raamatus siis kasvab ta suureks. Saab täiskasvanuks. Sain aru, et nagu peast üldse inimest välja mõelda on raske, on vaja kuskilt võtta ja mul on abikaasa ja kuna nagu tema kogu aeg on kõrval ja siis pakkusin temale, et äkki võtame sind natukene, poseerid minule. No see oli naljakas kõigepealt, aga pärast ma juba hakkasin nägema, et ta sobib siia. Nii et Kalevipoel on ikkagi prototüüp olemas? Natukene ja ta võt siin jooksis, et me olime kuskil. Läksite jahile? Oli päev, kui läksime metsa ja ta metsas jooksis ja siis mina pildistasin ja teda. Kalevipoja kui karakter, et kelle järgi sina oma Kalevipoja lood? Pigem ongi nagu selline nende inimeste järgi tehtud, kes ma arvan võiksid olla see nii-öelda Kalevipoeg, kellel on seda nii-öelda, see aura on olemas, on seda võimsust. Et võib-olla nende järgi on ta kuidagi kujundatud, kuidas öelda sellist nagu vana aja inimese nii-öelda figuuri on sisse pandud ja võib-olla siis, kuidas ta võiks välja näha oma näo poolest ja kõike muud. Muidugi ka Kalevipoeg on ka natukene oma autori nii-öelda siis nägu ka, nii et kõik läheb. Ta ongi
ongi selline inimene, kes kõigepealt midagi teeb, siis pärast hakkab juba mõtlema ja siin on palju selliseid kohti, ma sain aru, et isegi minul 3., 4. ja 5. lugu, pärast tuleb see tuuslari tapmine, seal oli ka samamoodi, et tema tuleb see vihkamine, ta tapab tuuslarit ja siis pärast hakkab käima, otsima lindet, nutma, et mis mina tegin, et oli vaja kõigepealt rääkida temaga. No он такой, как, очень эмоциональный человек, такой страстный мужчина. Не знаю, мне он даже этим как-то приглянулся. Ничего меня не смутило. Võib-olla tänu sellele, et sa oled slaavi temperamendiga, on see Kalevipoega temperamentsem tulnud. Ma ei tea, aga ma ei ole midagi välja mõelnud. Siin on kirjutatud, et ta otsib, karjub, siin on kirjeldatud, kuidas ta, kui kõva hääl temal on ja ma proovisin seda kujutada. Seisame praegu ühe sepapaja juures, võib nii öelda või? Jah, et koht, kus omal ajal siis rauda sulatati. Kalevipoja kontekstis sobib see sepalõõts meile ka hästi, sellepärast, et see raamat, mis nüüd tulekul on, seal on üks lugu ka sellest, kuidas Kalevipoeg läheb Soome sepa juurde mõõka tegema. Ja, täpselt ja umbes 11. sajandi kanti jääb see ahi, mille järgi on tehtud. Meil hakkabki Atsi lugu sellega, kui ta läheb siis sepa juurde, siis läheb nagu mõõga kauplemiseks. Ja selle pilteepost tehes, nagu ma olen ise ka siin arenenud, kuna ma võtan värsi haaval ja siis suhtlen ka erinevate teadurite ja asjatundjatega ja võtame kas või see mõõga tegemine nüüd lõpuks, kui ta sepa käest kaupleb välja Vana-Kalevi mõõga, mis on käinud läbi 7 veest ja järvest ja nii edasi, siis tegelikult isegi arheoloogid on hetkel tuvastanud, et omal ajal mõõka tehes kasutati erinevaid rauakihte. Et see mõõkade kihisus tegelikult on täitsa olemas. Otsime Kalevipoja-aegset materiaalset kultuuri, oleme Tallinna Ülikooli arheoloogia varamus. Mis me siin väljas on või mida me siin näeme? Nii, no need leiud nüüd on tulnud välja Kiialt ja metallidetektorite abil leiti siis hulk leide, tähendab leidjad seekord siis käitusid nii, nagu teavitasid Muinsuskaitseametit. Nagu ma aru saan, Raul, leidjau kuulub sulle? No ütleme, mitte ainult mulle, et tegelikult mu sõber Andrei, kellega me koos ajakihid projekti tegime, et temaga siis nagu, tema alustas ja koos siis leidsime siin neid asju juurde. Ja võt selle sama mõõgaga nüüd hakkas meil siis see lugu pihta, see leiu koht. Sõber mitu korda ühes kohas käis ja ütles, et lähme vaatame. Aga ma just läksin lapsele kooli asju otsima ja siis ta algul läks üksi sinna. Ja seal oli palju metalli ja ta sai signaali kätte, võttis natuke maapinna lahti ja nagu ta väitis, et võttis maapinna lahti, siis võttis otse siit kinni käepidemest. Ja siis mõtles, mis see on ja siis kutsusime juba arheoloogid kohale. Tegelikult muidugi oleks parem, kui sellist muistist saaks korralikult arheoloogiliste kaevamiste teel uurida, mitte niimoodi, et korjatakse leide välja, sest vahel ikka võrreldakse arheoloogiat sellega, et kui näiteks ajaloolane leiaks ühe vana käsikirja ja seda lugedes selle lehehaaval hävitaks ning ainus, mis sellest alles jääb, on siis see, mis tema on selle kohta märkmeid teinud. Ja nüüd, kui meil on tegemist arheoloogia mälestisega, aga antud hetkel korjatakse sealt välja lihtsalt metallesemed, et siis see on umbes niimoodi nagu nüüd see käsikiri, mis oleks juba niigi kannatada saanud, et tal on võib-olla kuskilt serv küljest ära rebitud ja kuskilt on võib-olla värv laiali läinud ja kuskilt on natuke kulunud ja nüüd mõned kohad on nagu selgemad ja paremini loetavad ja nüüd me kisume need kohad veel sealt käsikirjast välja, aga tegelikult pärast me oleme selle käsikirja veel rohkem ära lõhkunud. Metallidetektoritega väga palju mööda Eestimaad käiakse, on sellised metallidetektoriste, kes käituvad seaduskuulekalt ja kutsuvad leidude ilmnemisel muinsuskaitse kohale ning siis jõuavad need leiud ka kas muuseumisse või siia meie teaduskogusse ja on siiski vähemalt mingil määral uuritavad, aga on ka selliseid metallidetektoriste, kes need asjad lihtsalt näiteks oksjonitel maha müüvad ja need ei jõua kunagi üldse teadusesse. Mõõku
kuulub täiesti meie jutu juurde, kuna räägime Kalevipojast, aga mõõk on praegu nii-öelda kas konserveerimise faasis või mis faasis? Hetkel ta on nüüd enne konserveerimist. Muinsuskaitses juba olid nad pandud siia toidukilesse, et nad siis kannatada ei saaks, sest tegelikult loomulikult maasest välja tulles nad on väga roostetanud ja nüüd hetkel on nendest tehtud röntgenülesvõtted, mida see kile loomulikult ei seganud nende röntgenülesvõtete tegemist. Ja lahti ma võtan nad alles siis, kui ma hakkan neid pildistama ja pärast seda pildistamist siis nad lähevad konserveerimisele. Te olete seda juba pildistanud ja röntgeniga vaadanud, mis ajastust me räägime nende asjade puhul? Nii antud juhul need mõõgad on nüüd viikingi ajast ja 9. sajand peaks siis olema nende aeg. Teine mõõk on nüüd natuke halvemini säilinud, temal on üks ots on murdunud, tal on see nupp puudu, aga see nupp tuli nüüd välja siin eraldi, nii et selline just see kolmnurkne nupp on siis nagu see jah. Atsiga me alustasime 3. raamatu nagu tegemist juba aastaga tagasi ja terve selle aasta ma olen erinevaid arheolooge, ajaloolisi tüüdanud, et andke mul üks väärt mõõga joonised, pildid, mida ma saaks Kalevipoja mõõgaks teha. Valisime, üks ei ole võib-olla kõige parem, teine ei ole kõige parem ja siis lõpuks sai nüüd siis ise leitud, et see mõõk nüüd sõber otseselt leidis. See on nüüd 9. sajandi algusest, nagu siin enne öeldi. Siis teise mõõga ma leidsin ise. Ja teine, miks mul nagu rohkem meeldib, ta on üks mehisema käepidemega, oluliselt suurem. Ja siit käib see ots käib ka siia. Ja nüüd nagu see ongi, et mis me nagu seal tegelikult raamatus tahaks ära kasutada, et neid mõõgatüüpe on erinevaid, aga siit kindlasti tuleb mingid mustrid välja ja antud ajastu mõõkadel oli peal ka üldjuhul mingid sepakirjad, initsiaalid, et vaatame, mis siit tuleb, äkki tuleb Soome sepakiri välja. Mõõkadega samaaegsed leiud on viikingiaegsed, on siis näiteks need rõngaspeaga nõelad, mis siin on. See ja samuti see on nüüd pronksist, see on rauast. Teine nõel, mis on natuke paremini säilinud, ka üks rauast rõngaspeaga nõel. Ja seda ja kasutati seda siis riiete kinnitamiseks. See on ka väga ilus asi. Jah, see nüüd on ristikujuline ripad, see ma arvan, et on natuke hilisem, sest siin osa materjali on ka sellistest muinasaja lõpusajanditest, ütleme 11. kuni 13. sajandist. On ka hilisemat materjali, mis on ikkagi alati ju ladestub sinna ka mingeid muid asju, sest ütleme näiteks siit põllu pealt leitud need naelad, need on üldse mingid hilisemad sepanaelad, aga samas on siis ka, et näiteks need needid, need võivad samuti olla siis viikingiaegsed, sest nende viikingiaegsete matuste puhul siis oli vahel ka paadid, nii et need võivad olla paadineedid ja olla seotud selle viikingiaegse matusega. Tegemist oli kõrgema kohaga ja niisugused kõrgemad kohad olid alati, ütleme vanal ajal olid nagu kalmekohad, nagu ülikute kohad. Aga seal kalmekohas on kindlasti neid kalmeid erinevaid, et see ei ole nüüd üks kalme, et seal on pigem nagu eri ajastutest eri inimesed maetud, et ütleme kas või see, mis on kindlasti kunstniku jaoks on huvitav, on siis see tuleraud, millega omal ajal sai tuld teha. See on 18. sajand, suht uus asi. Kui me võtame isegi 1000 aastat vanad, nad on enam-vähem kujult on samad, aga lihtsalt on võib-olla rohkem neid ornamentikat ja nikerdusi. Kuidas seda tuld sealt, sa saad aru? Siit võeti kinni ja löödi vastu kivi. Hea meelega näitan teile, et ühesõnaga need väikesed sulanud tükid siin, need on nüüd kõik selle tõttu, et tegelikult viikingi ajal oli siis põhiliselt põletusmatus ja kui need pronksist tehted sattusid koos nende asjadega tuleriidale, siis nad lihtsalt sulasid ära. Siin on tegelikult väike põlenud luukilluke on siin küljes, nii et see on siis inimluukilluke, mis on selle külge sulanud. Ja siin me samuti näeme, et see ese on osalt sulanud ja ta on nagu sellise piki harjaga käevõru, eks ole, ja see on siis see käevõru üks ots nüüd. Ja see on ilmselt olnud spiraalkäevõru, millest on siis ka ainult osa säilinud ja ta kuju on muidugi deformeerunud. Vahel võis olla ka nii, et oli küll tegemist põletusmatusega, aga kõiki leide ei pandud koos tuleriidale, vaid pandi alles pärast järele. Seal pinna pealt
tegime nii-öelda selle avarii otsimise, pinna pealt korjasime ära, teatud kohad võtsime lahti, 2 mõõka võtsime välja, aga seal oli muud rauda oli ka palju, et ega ei teagi, kas seal sügavamal veel võib mõõkasi olla või mitte. Et seal oli seda muud rauda oli peal ja mõõk on ikkagi raud, ta ei ole värviline metall, et ta ei anna tugevat signaali, ta annab küllaltki nõrka, madalat signaali, mida on meil väga palju. Et sõber selle mõõga leidis, on suur juhus, et kuna seda vana rauda oli palju, siis tihtipeale mina näiteks eiran selliseid kohti, sest enamikus on kõik traktorijupid, mis sa seal välja kaevad. Ütleme, et sellise väikse asja järgi võib praegu ta tundub, et mis ta siis nüüd on, eks ole, aga et kui me teame nüüd võrdleme ja teame, millise esemega tegemist on, et siis me oskate nii-öelda kokku panna, et mis ta siis tegelikult nii, ja mis see võiks olla? Nii, ja see on tegelikult nüüd üks ampsõlg. Siin me näeme nüüd sellist sõlge ja siin põhimõtteliselt on sellised otsad, nii et see tükike on nüüd märk sellest, et seal oli jah selline sõlg, aga antud hetkel on sellest järel ainult nüüd see tükk. Ja eks see kõik tulebki ikka lihtsalt nende leidude vaatamise käigus, et mida rohkem neid olla vaadanud, siis jah, võib ka väikese killu järgi ära tunda, millega on tegemist. Mida selline kontakt päris asjaga ühele kunstnikule annab, tähendab, kuidas ta sind kõnetab? Ta annab sellele nii-öelda konteksti, ta paneb paika need proportsioonid ja kogu selle nii-öelda mõõga suuruse. Sain katsuda, sain tunda seda ja siis on täpselt, et ma arvasin, et on raskem, tegelikult ei ole. Et siis on, paneb paika, et milline see Kalevipoeg ise ka võib-olla nii-öelda oma massilt ja olemuselt oli. Ta on suhteliselt väike, see mõõk. Ma isegi selle peale ei tulnud, aga kui sa kohe seda ütled, et jaa, ma olen täitsa nõus. Siin ongi see, et kuna me seda Kalevipoja raamatut tahame panna kuni 11. sajand, et ütleme, kui juba tulid ristirüütlid, siis ütleme, pigem need Kalevipoja lood on vanemad. Ja kuni 11. sajand, kuni viikingaja lõpuni, ütleme, need mõõgad olidki, ütleme, tera on umbes kuni 80 sentimeetrit, teda kokku on natuke üle meetri. Aga siis, kui tuli ristisõda peale, siis tulid juba need 2 käe mõõgad, mis olid oluliselt pikemad ja raskemad. See viikingaja aardud Eestis, Mauri Kiutsoo väljaanne, kas sellest võib ka olla näiteks abi? Mõnes stseenis mõne inimese peal kindlasti on abi, aga eks seda saab ka protsessi jooksul vaadata. Ma saan aru, et kui Kalevipoja kontekstis vaadata, et siis põhilised sõnumid on ikka sellised ehte formaadis või? Kui me selle mõõga nüüd mängust välja jätame. No siis on pigem sellised riietuse esemed, mingi kinnitusasad ja sõled ja ikkagi ehted. Siin on need rihmanaastud näiteks, mida kasutati siin, ütleme, ja kunstnik saab oma visuaalse pildi ette, et muidugi me ei tee siin niisugust otseseid koopiaid, aga pilt ajastust tuleb ette, Ma ikkagi püüan lähtuda sellest leiust nii palju kui võimalik, aga Raul on andnud mulle mingil määral vabad käed ka selle mõõga disainis, nii et ootame ja vaatame. Ütleme, ma võrdlen nüüd nende leidudega, mis on varem leitud ja mis on tüpoloogiate põhjal või siis ütleme, et osa leide näiteks on ka müntide põhjal dateeritud ja ma võrdlen nende leidudega ja siis selle abil siis dateerin, aga antud hetkel see protsess mul siin alles käib, nii et ma kõigi leidude kohta hetkel ei oska nüüd nende vanust öelda. Aga mida see röntgen ütleb? Röntgeniga saab nüüd tegelikult teada seda, kuidas see mõõgateramik on valmistatud ja ka mõõgapidemel võib, ütleme, mõõgateramikul põhimõtteliselt võib näiteks olla ka mingeid kirju, mida me praegu ei näe. Samuti on röntgen oluline selle tõttu, et siis me teame, kui hästi või halvasti see mõõk sealt selle korrosioonikihi all, roostekihi all üldse säilinud on, et siis konservaator teab sellega arvestada, et mida ta peab seal tegema või kas näiteks võib sellel käepidemel olla ka mingeid väärismetallide jäänuseid, sest vahel on ka siis näiteks hõbeda või kullaga kaunistatud neid käepidemeid, et ka seda on siis võimalik
sealt nagu kindlaks teha. Aga mida tähendab konserveerimine, ega te ei tee seda asja ju, ei löö läikima ja ei tee ilusaks ja ei värvi kuldseks? Ei no kuldseks ja muidugi ei värvi, aga ütleme, et kõigepealt on ka oluline see, et kui nüüd sellisel kujul ta jääbki, siis ta lihtsalt roostetab lõpuks täiesti ära. Nii et keemia tuleb ikka appi? Ja ütleme, et ta peab siiski jääma, mitte välja nägema nagu uus, vaid ikkagi olema näha, et ta on vana, aga samas siiski ka olema aimatav, milline ta võis olla siis uuena, et see on nagu selline tunnetuse küsimus, et ta ei tohi nagu liiga uueks muutuda, siis kaob nagu see vana võlu ära. Kõige olulisem on loomulikult see, et ta säiliks, et ta edasi ei roostetaks ega häviks. Ära ja tudeniks. On see intuitsioon või mis sind viib sellesse paika? No eks see peab olema niisugune hasart sõbraga koos, kellega me põhiliselt käime, siis meie nagu mõte ongi, võtame sellise koha nagu puhta lehe, kus me ei tea ühtegi arheoloogilist mälestist. Ja siis lähmegi kohale, hakkame vaatama maastikke ja siis hakkamegi selle järgi otsima, et ütleme mingi kõrgem küngas, kas seal võis kalme olla, kui on mingi jõgi, järv, kas seal kaldal võis olla asulakoht. Et ongi nagu maastik ja kasutame nii-öelda sisetunnet, et nii on hästi mõnus, et siis on see nagu see leidmisrõõm, et mis ajastu, mis iganes, et see on huvitav. Sest ütleme, meie arhiivides, kui me tahame viikingaja algust, näiteks 8. sajand, ega me ei leia midagi, et heal juhul, kui me saame kuskil läbi välisarhiivi seal kuni 12-13 sajand, aga me ei saa kaugemale tagasi. Ütleme, põhiline on meil kuni Põhjasõjani, mida me enam teame siin Eestis. Aga mis paneb seda asja tegema? Ma saan aru, et sa ei ole ajaloollase taustaga. Ei ole. Kui juba Kalevipoja mõõgad sealt maasest välja tulevad, täitsa arusaadav. Aga et kuidas sellist asja peale tullakse? Eks see on üks asi viib teiseni, et ütleme, mul see vanemate asjade vastu huvi hakkaski niimoodi, et tulid reisilt, viskasid münte kogu aeg topsi ja siis vaatasid münte juba päris palju ja nad on erinevad, oi kui huvitav. Siis juba hakkasin oksjonilt ostma, ma ostsin 20. sajandi münte, näiteks Nõukogude Liidu aega ja uurisid ja siis hakkasid juba Eesti ajalugu uurima ja niimoodi ongi üks asi mind teiseni. Täna ongi, et kui sa lähed detektoriga välja, et kui sa leiad näiteks mingi 18. sajandi hõbemündi, siis see ei paku nii palju rõõmu, kui võtame see sama otsik, mis siin nüüd näidati, see Amsule ots, et ütleme, kui me võtamegi nüüd selle kalmekoha, siis Amsule ots näitab üliku staatust enam-vähem, et ikkagi Amsõlge tavalised mehed ei kandnud. Et ütleme, tavaline oli see hoburaud, sõlg. Siin me saame natukene jälle eputada, et olid ka kõvemad mehed seal. Et olid kõvema mehe haua peal, jah. Muidugi selle mõõga puhul on nagu väga oluline ka see, et üldjuhul need hauapanused, mõõgad said nii palju tuld, üldjuhul nad tehti katki ja isegi keerati rulli. Kui matuseks läks. Ja sest see oligi nagu, ütleme, üks vanimaid ametid on ka siis haudade rüüstamine. Ja haudade rüüstajate pärast nagu lõhutigi neid ehteid, põletati ja et need mõõgad just tervelt tulid välja, see on selles suhtes küllaltki haruldane juhus. Mis sa arvad, kas see esemeline kultuur nagu toetab sind või vastupidi, vaatad pärsib? Tegelikult annab juurde, olgem ausad, et muidu minu kujutlusvõime näiteks hoopis mingid muud ajastut, mingid hoopis muud teemad võib-olla segaks kokku need, mis ei ole nagu need ajastud, need teemad, need esemed, mis ei kuulugi kokku. Et pigem just need leiud või mis me kõik täna näinud oleme, et tegelikult need annavad juurde ja nad annavad sellist nagu veits nagu sellist tõepära annavad ka nagu sellele meie eeposele juurde ja sellele joonistatule samamoodi, et võib-olla oligi niimoodi, võib-olla oligi see sama niimoodi. Siin uued leiud tulevad, uued tehnikad tulevad ja väga palju ajalugu kirjutatakse ümber ja siis ei olnud niimoodi, et need püksid, mis on täna moes, homme ei ole, et seal võis olla niimoodi, et üks ehe võis ka tegelikult aasta 1000 olla. Et selles suhtes me ei taha nagu kindlaid raame panna. Me võime ikkagi teda nagu kuskil sinna viikingi aega, siis eelviikingi aega paigutada. Kui me nüüd teeme neid väljakaevamisi, siis 11. sajand on nagu kõige rikkalikum.
et ju siis on siin hästi palju madinaid käidud, hästi palju peidetud, et väga palju aardeid tuleb 11. sajandist. Nüüd näiteks kas või seda mõõka, kui me käisime vaatamas, see 9. sajandi mõõk on jällegi suhteliselt haruldane, et ta on ikkagi varajane. Aga samas Eesti ajalugu on jälle, ütleme 12-13 sajand tuleb jälle vähe asju välja, et on niisugused omad perioodid ja sellepärast me olemegi nagu pannud lukku, et las see 11. sajand lõpeb, et kui ristisõda tuleb peale, siis on juba teine periood, et see meil ei ole Kalevipoja ajastu. Kust sa neid detaile ammutasid, et kust sa leidsid need detailid? Raamatutes, internetis, muuseumis käisime, pildistasin, kõik asjad olid kuskilt võetud, mitte välja mõeldud. On sul siin sellest sinu raamatus lemmikteema? Mina olen väga rahul selle, siin keskel on joonistatud selle Kalevipoja ja Saarepiiga kohtumine. Ja kuna need olid juba viimased pildid, ma olen väga sellega rahul, isegi see läks siia ja postkaardid ka olid sellega. Kuna see oli viimane, et minule seda väga meeldis. Ja üldse võib-olla see Saarepiigaga see lugu oligi kõige huvitavam. Siin on üks ainuke neiu, keda võiks joonistada ja kõik need ülejäänud näiteks need müstilised olendid või kuidas neid võib nimetada, need kurjad vaimud, see oli õudselt raske minu jaoks, ei ole üldse minu stiilis, et oli vaja need välja mõelda, et kus neid võib vaadata, et midagi muidugi vaatasin internetis, aga ma ei saa ju teise kunstniku fantaasia kasutada, et oli vaja midagi välja mõelda. Aga need kohad, kus oli Saarepiiga, see oli selline nauding minu jaoks, et ma tegin temale hästi pikad juuksed ja lihtsalt naudisin selle tüdruku näoga, tema ehted, vaikselt joonistasin, minule meeldisid need kohad. Pilteepos on väga realistlik, 2 eelmist osa, arvatavasti jätkad sina seda sama. Panen natukene seda kaasaegsemat koomiksikunsti võib-olla sinna sisse. Need lood, mis siis tulevad Kalevipoja Pilteepose 3. raamatus, on 6., 7. ja 8. 6. tegeleb siis selle, kuidas öelda siis, mõõga ostmisega ja kauplemisega ja Soome silla tekkimisega. 7. lugu siis kirjeldab seda, kuidas Kalevipoja tuleb Soomest tagasi, kohtub oma ema vaimuga ja siis kohtub oma vendadega, kus nad räägivad siis neid lugusid, kuidas nad ema otsisid. 8. raamat räägib kuningaks saamiseks, et algab see siis sellega, et Kalevipojad lähevad seda kivi heitma. Ja peale seda siis proovitaksegi siis Kalevipojad kuningaks ja ta hakkab siis Eesti maad või maad harima oma kuningriiki nagu looma. Kogu Kalevipoeg läheb siis 7 raamatuks, iga raamat 3 lugu. Ja 4 kunstnikku siis tuleb veel leida. Et huvilisi on palju, aga lähme samm-sammult. Et praegu on isegi üks kunstnik Itaaliast, Itaalia tüdruk, kes siin elab Eestis, on huvi tundnud, tegi ka proovitööd. Samas ka üks Hispaania kunstnik, noormees, on Kalevipoega juba joonistanud. Et vaatame, kui laiaks me läheme, et ega siin eelarve on ka täpselt nagu on, et ega me peame kõiki asju nagu arvestama.